nüüd ma kutsun siia Merle Kannuse, kes on ühe toreda, ma ei tea, ühendust või seda nimetada. Aiasistujate alaliidu. Ja aiasistujate alaliidu liige ja lausa asutajaliige. Ja Merlel on ka omal selline vana aed Nõmmel, nii et Merle natuke räägib sellest aiast meile. Tere! Juttu tuleb siis aiast, mille rajasid minu abikaasa Erki vanavanemad. Ja see asub siis selle vana foto pealt vaadates nüüd umbes 500 meetrit Tallinna poole. Et see pildist on siin näha, et isegi veel 30-ndatel üsna hõre on see Nõmme keskuse ümbrus. Et ta oli ju kuni suhteliselt hilise ajani veel suvitusrajoon. Ja siis härra von Kleen teatavasti ühel hetkel otsustas, et siia peab nüüd linn saama ja mingis mõttes ju sai ka. Et siis need on need peakangelased siin, härrased Osvald ja Emilie. Et Osvald oli siis sündinud Võrumaal ja 1908, kui ta oli veel selline gümnaasiumiealine, siis ta koos sugulaste ja ilmselt oma küla inimeste kaugemalt võrulastega asutasid Vologda Kubermangu, siis ühe Eesti asunduse Oparino. Ja tema oli siis nende hulgas, kes sinna läksid. Ta püüdis seal gümnaasiumi lõpetada, ei saanud tunnistust, värvati tsaari armeesse. Siis ta käis armeega ära kuni vist Varssavini välja ja edasi tegutses ta siis veel jupp aega Venemaal. Et ta oli, kui Vanamaa Vilma kirjelduse järgi, siis ta oli selline nagu Toots, kes oli Venemaal mõisavalitsejaks. Et ta siis kõigepealt oligi nagu mõisavalitseja ametis Jaroslavlis ja sealt ta leidis oma abikaasa Emilie, kes neiupõlve nime järgi otsustades justkui sealt Läti poolt, võib-olla üsna Võrumaa piiri äärest pärit oli. Ja siis nende esimesed 3 last sündisid ka Venemaal, et Osvald siis järgmiseks läks tööle Moskva, Voroneži, Kiievi raudteele. Ta oli selline raudtee mingi kontrolliametnik. Ja siis nende vanemad lapsed Agnes ja Sass sündisidki Moskvas. Ja siis, kui loodi Eesti Vabariik, siis hakkas siis Osvald ka otsima võimalust, kuidas Eestisse tulla. Ja meil on alles mingid arhiivimaterjalid, kus ta saadab nagu palvekirju Eesti sellele tolleaegsele nii-öelda migratsiooniametile, et kas oleks nagu võimalik kiiremini dokumente liigutada, et me oleme siin nagu oma korterist lahti öelnud ja toiduained on otsas ja olukord on vilets. Ja umbes siis 2 nädalat peale seda kirja talle tuligi vastus, et võite tulla jah Eestisse. Ja et kuna olevat olnud kodusõja rinne vahel, siis selle kohta on siuke suur perekonnalegend, et nad siis rändasid rindest mööda läbi Odessa, kus juures olevat siis olnud selline rännak hobuse ja lehmaga ja kujutate ette veel 3 last, kellest üks on kas vast sündinud või kohe sündimas. Et jah, tundub selline kangelaslugu, mille tõepärasusest ma ei ole isegi nagu 100% kindel, et kõik Ameerika sugulased teadsid kogu aeg, et Valli ongi Odessas sündinud, aga dokumentidest hiljem tuli välja, et Lebedjan Tambovi oblastis hoopis. No vot. Ja tulid nad siis kõigepealt tagasi Võrumaale sugulaste juurde, kus siis Osvald asus jälle raudteel tööle ja siis riigilaenuga ostis omale siis krundi Nõmmel. Ja siis kõige noorem laps Vilma sündiski juba seal 1925 ja elas täpselt 100 aastat samas elukohas kogu selle aja. Nii et hästi palju see minu ettekanne toetubki Vilma mälestustele sellest, et mis seal kunagi on olnud, et tema on seal kõike näinud sõja ajal, kaevas ka Edgar Velbriga koos kraavi. Isegi ütles, et tal oli mingi romaan temaga, ma ei tea. See tuli päris viimases otsas välja alles, kui ta juba 100 oli. Jah. No,
et siis Oswald siis ehitas oma krundile 2 maja. Et ühes ta elas ise, see on see kollane, ja roheline siis, kus mina praegu elan Erkiga, et see oli siis mõeldud üürimajaks, et seal oli umbes 3 korterit. Ja siis see aed oli tükk aega selline suur ühine plats ja alles mingi hiljuti tuli sinna tara vahele, millest minul on väga kahju. Ja Vilma üks selliseid legendaarseid mälestusi oli see, et kunagi tuli neile kiri, kus oli ümbriku peal kirjas Piirmanni ulitsast. Mitte mingit muud aadressi ei olnud ja kohale ta jõudis. Et kuna see praegune Kristjan Raua tänav, et ta seal oli esimene krundisaaja, siis seda tänavat kutsuti tükk aega tema järgi. Hiljem tuli sinna kõrvale elama Kristjan Raud ja tema oli natuke kuulsam mees. Nii. See foto ma leidsingi arhiivist, kui ma otsisin Kristjan Raua nimega. Kunstniku härra on ise ka pildil prouaga. Ja paistab siis seesama kollane maja siit tagaküljest. Et üks 3 vanast fotost, mis mul üldse aiast olemas on, rohkem ei ole kahjuks. Ja Vilma siis ka seda rääkis, et Raua proua kaudu saadi siis teada, et need Ameerikasse putkanud lapsed, et mis nendest üldse saanud on. Et niimoodi üle aia vahetati ikka paar sõna. Ja ümberringi oli tegelikult päris palju võrulasi. Et olid pandid ja soometid ja kes, kellel käidi siis külas, kas siis olid mingid peoõhtud, mängiti klaverit. Oli selline nagu võrulaste kogukond seal Nõmmele tekkinud, et ma vahel mõtlengi, et Nõmme on selline tegelikult Lõuna-Eesti linn, aga ta miskipärast lihtsalt asub Tallinna juures. Et sellistest vanadest majadest tuleb vahest välja igasugu aardeid seina seest, et see siin oli siis perepoeg Aleksandri päevik aastast 37, kus ta siis kirjeldab ka neid koduseid olenguid aeg-ajalt ja mainib aiatöid ilmselt väga vähe, kuigi neid ka tuli teha. Aga rohkem tundub, et inimesed käisid ja suusatasid pidevalt kõrval metsa all. Aga kahtlemata aiatöödes 4 last on meeletult hea odav tööjõud, et kellel meist praegu sellist asja on. Et Vilma ikka ütles, et kui tuli kasta, siis tuli kasta ja kui pandi roima, siis tuli rohida. Selline krundiplaan. Siin on siis need teerajad pandi kohe enam-vähem selle aia rajamisel ilmselt paika, nii nagu nad praeguseni jäänud on. Et põhiliselt on siis selline ring ümber perimeetri, ega siis üks erinevus sellest nagu 4 nurkade mängust on siis see diagonaalne rada siin selle koha peal. Et see lihtsalt on funktsiooniga, et ta viib kaevu juurde, mis asub siin kuskil siin all värava juures. See kaev kahjuks praeguseks on täis aetud, et sealt enam vett ei saa. Võtan natuke suurenduse selle samast plaanist, et siin on siis umbes näha, ma panin puude võrad lisaks peale, tegelikult nad on palju suuremad. Et kui ma nad originaalsuurusesse teeksin, siis muud ei olekski näha kui need puuvõrad. Et siis on nagu see funktsionaalne jaotus siin, et see oli selline majandushoov, kus asusid üürnike puukuurid, siis kuskil see on selline viljapuuaia ala, siis see on selline köögiviljandus olnud ajalooliselt. Kuskil siin nõukaaja alguses oli kartulipõld ja kuskil siin olevat kunagi olnud sirelilehtla, mida Erki veel mäletab ja mis ka praeguseks on ära kadunud. Vaade siis ülevalt aknast põhja poole kuskil 2010 aastal, et siin on selle puukuuride osa me oleme just hiljuti ära lammutanud ja siin on veel natuke näha neid selliseid kividest teeservi. Et siin nagu see iluaiandus käis päris palju just tee ääri mööda selliste kitsaste ribadena. Et oli nagu ühtlaselt üle aia laiali, aga siis just teeservades ja see sirelihekk siuke tüüpiline, mis siis eraldab seda nii-öelda koledat õue ilusamast osast. See terrassi kohta ma lugesin ise hiljuti ühest Erik Lepa artiklist. Et minu jaoks oli avastus see, et neid terrasse ei tehtud mitte ilu pärast, vaid see oli see materjal, mis vundamendi august välja võeti. Et seda lihtsalt oli vaja kuskile panna ja siis tekitati tast selline
vormiga kõrgendik, et isegi ei olene, et on aiatara nagu jääb allapoole seda terrassi, et ikkagi oli vaja, siis oli vaja. Ja see on terves aias siis kõige kuivem ja kõige viletsama mullaga koht. Et see on nagu see, kus eriti midagi kasvada ei taha, aga hetkel on siin lihtsalt natuke kaevandus olnud. Ja vaade siis ida poole ülevalt, et siin on ilusti peal see vanaema Vilma suur lillepeenar. Seda ta niimoodi laiendas kogu aeg salamisi, et jälle võttis natuke nagu muru arvelt maad juurde ja tegi jälle siia ja sinna ja siis ta veetiski nagu päris palju aega lihtsalt seal peenras istudes ja nakitsedes. Ja siis see kaevutee, mis siit diagonaalis läbi aia läheb, on siin veel päris hästi näha. Nii, ja praegune hetk, Mart paneb nüüd silmad kinni. Kivitee on tehtud muru peale. Õudne lugu, aga vahest on vaja. Nii. Siis Erki meenutab nagu veel oma lapsepõlvest, kui vanaisa veel elas ka, et siin ei olnud nagu selline villaaiaga tegemist, kus lihtsalt oli ilutaimestik, et siin ikkagi kasvatati perekonnale toitu suures osas ja siis selleks, et seda Nõmme pinnast siis viljakandvaks saada, siis võeti tavaliselt sügislehed ja võeti see kemmergu sisu ja aeti need auku kuskile. Ja siis järgmine aasta kaevati auku uude kohta ja niimoodi lõpuks on saanud sinna aia keskele, kus see õunapuude osa on päris see korraliku paksu mullakihi. Võiks ju praegugi järele teha. Ja seda kommet ma olen kuulnud paljudes peredes, et igale lapsele istutati ju nimeline õunapuu. Et teil kindlasti kellelgi on ka sama asja. On ju? Aha, täpselt, et mõned neist on siin ka hiljem pandud. Et sortidest kõik need tavalised valge klaar, sügisjoonik, martsipan, siis liivisibulõun ja siis mul on üks õudselt hea talveõun, mida ma ei ole suutnud määrata. Et kui keegi oskab aidata või pehendust võtta, et ma arvasin kuni viimase ajani, et ta on Paide taliõun ja siis tuli Lemperrupen ja ütles, et ei, mul on Paide taliõun ja see ei ole see. Nii et sellised on meil siin on. Ja siis on meil 2 suurt pirnipuud sordist tervisenõunik, mis on siin vahetult peale seda, kui need said 3 võrra lühemaks võetud. Ja nüüd 1 3 ajaloolisest fotost, mis on üldse olemas tänu sellele, et üks kunagine üüriline, tema poeg otsis meid üles ja kinkis meile need pildid. Et see on siis kuskil niimoodi, üsna, kui see aed oli veel päris noor, mändi on palju, aga sellegi poolest on kõvasti valgem kui nüüd. Ja Vilma meenutas, et selle aiatee ääres kasvasid punased liiliad. Nii et kui ma nüüd väga silmi teritan, siis ma võin uskuda, et need tõesti vist mingid liiliamoodi taimed seal on. Ja siis on näha selline korrapärane ringikujuline peaaegu et kiviktaimla seal maja veranda ees ja roni taimi seina mööda, mida ma järgmisel pildi, mis natuke hiljem tuleb, püüan natuke määrata. Ja see maja on praegu näeb enam-vähem samasugune välja. Aga mulle tundub, et siin tee kõrval on lausa paljas liiv hetkel. Et siin ei ole veel maaparandusega tegeletud. Nüüd see sama vaade 2002 ehk nõukaaegses 6. maja. Ja siin on vahepeal juurde tulnud see valge sirel, mille siis vanemale õele Agnesele kinkis üks saksa sõdurist austaja. Et sellest tarmuloost ei tulnud suurt asja, aga sirel kasvab ja sirel murdus vahepeal ära ja siis kasvas mööda maad edasi ja tärkas uuesti. Et ta on üks väga vinske lilleke. Ja mingil hetkel on tekkinud pügatud roosi hekid tee äärde. Aga praeguseks ajaks see roos on seal lastud ilusti vohama, nii et ta on ära katnud ka kogu teeraja. Et see sama koht nüüd natuke hiljem. Vilma ei jaksanud enam väga seda rada puhtaks kraapida taimestikust, nii et siin ta hakkab rohtuma mul kõrgelt. Ja nüüd, kui see tara vahele tuli, siis
siis ma püüan selle uue olukorraga kuidagi kohaneda nüüd ja ühesõnaga kõik on justkui pahupidi ja ümber pööratud. Aga ma olin just hakanud paekividega seda rada sillutama ja nüüd ma siis nagu püüan seda otsi kuidagi kokku viia selle osaga aiast, mis on siiapoole tara jäänud. See on siis Vilma, siis kui ta oma peenart siin varakevadel kõpitseb ja kass Kiti, kes armastas meile akna taha tulla mõnikord vahtrapuud mööda ja siis kraapis seal ja näugus öösiti. 2 musta söös paistsid 2 silma aknast. Vilma nägi hiljem palju noorem välja, et siin tal on veel paksud prilliklaasid. Hiljem ta luges ilma prillita. See on nüüd juba sellest ajast, kui ma olin just vahetult Nõmmele kolinud ja siis üks esimesi asju, mis me tegime, oli panime pirnipuude vahele võrkkiige. Ja see on nagu naljakas, kuidas see elu hakkab koonduma ümber sellise tsentri, et kui sa kuskil juba oled ühe mugava koha omale teinud, et siis järgmiseks loomulikult on vaja võrkkiige juurde lauda ja siis laua ümber on vaja toole ja siis mingil hetkel tahaks sinna alla ka põrandat. Ja siis on juba see, et kõik fotod, mis sa aiast teed, on sellest ühest vaatepunktist tehtud ja siis sa hakkadki kõike komponeerima selle ühe vaatepunkti järgi mingil hetkel. Et selline suvine lopsakus siin parajasti. Ja seesama Kiigeplats nüüd on natukene edasi ehitatud. Just nii see juhtubki. No nüüd tuleb see osa, kus ma siis leidsin, et tahaks ikkagi ilma porist sumpamata tänavani jõuda ja siis rajasime aeda kivitee. See võimalus tekkis siis, kui kanalisatsiooni Nõmmele rajati. See foto on siin tegelikult sellepärast, et siin on näha see tüüpiline Nõmme mullakihi paksus. Et kõik edasi on 60 meetrit liiva sinna allapoole. Ja siis need teed ehitasid meil ühed Hiiumaa mehed, kellel ei olnud suurt projekti ette vaja, kes ütlesid, siia paneme 1-kraadise kalde. Niimoodi silma järgi kõike tegid ja väga tublid ehitajad olid. Aga muidugi, kui Vilma lõpuks seda valmis produkti nägi, siis ta ütles, et see on meie aja jaoks liiga poose. Ja. Ma ise ehmatasin ka mingil hetkel ära ja lasin ta rohkem rohtu kasvada. Et siin lautakse ka ümber seda tugimüüri. Seda tegi Erki ise põhiliselt. Ja selle nurga pealt juurisime välja ühe nendest suurtest sirelitest, et see alla tekkinud roosipõõsas saaks natukene laiutada. Ja siin on siis üks kevadine vaade sellest hetkest, kui kõik oli veel uus ja värske. Ja põnglased muidugi olid väga rahul sellega, et on uus Liumägi aeda tekkinud. Ja siis natuke lihtsalt elutegevust, et need 2 suurt pirnipuud teatavasti aeg-ajalt kannavad ka pirne ja need kõik on liiga kõrgel, et neid lihtsalt noppida. Ja siis tehakse igasugu ekstreemseid tegevusi, et neid kätte saada. Et õudselt hea on, kui saad korraga kogu sellest moosist lahti, sest et muidu need päevavarjud, mis on piltidel, need on pirnide pärast seal, mitte päikese pärast. Ja siis natuke sellest, et mis taimi seal ajalooliselt kasvada võis. Et see on nüüd see viimane vana foto, mis mul on. Ja kui ma nüüd proovisin määrata, et mis seal siis selle poisi selja taga kasvab, siis mulle tundub, et see parempoolne ronitaim võiks olla lillhernes, peatäianna ja vasakpoolne mulle tundus, et on mingisugune kassitapp. Ja siis kindlasti on seal päris palju jorjaneid ümberringi. Mulle tundub, et kuskil selle koha peal ka ma näeks just kui puishortensiat. Ja võimalik, et on ka saialilli, sest et Erki mäletab, et neid on seal alati olnud. Et siin ma tegin suurenduse ühest taimest, mida ma ei oska hetkel ise määrata, aidake palun. Kas tuleb kellelgi tuttav ette? Aga selline suur püsilill paistab olema. Paneme kõrva taha. Sest värvi ei ole kahjuks pildi peal, nii et no võt, ei tea, mis värvi oli, ta ei ole enam seal.
No, aga umbes sellised liiliad võisid siis raja ääres kunagi kasvada. Et vähemasti nende asukoht oli üsna selle raja lähedal Vilma-Peenras kuni viimase ajani. Ja kui mul üldse on üks muinsuskaitsealune taim, siis see on üks näärelehise roosi aretis. Aga kas kellelgi samasugust on? On. Aha. Et kas keegi teab nime ka äkki? Kahjuks ei tea. Et ma tean, et Rootsis teda kutsutakse koduperenaise roos. Aga kas tal Eestis mingit oma rahva pärast või teaduslikku nimetust on, pole aimugi. Et tegelikult näärelehine roos oli õudselt moodne taim 19. sajandil ja need aretati tohutut sorte, aga neid sortidest ei ole alles praktiliselt midagi. Ja see aretamise kõige suurem keskus oli Šotimaal. Et kuidagi mingeid radu mööda ta siis on Eestisse jõudnud. Seesama roosike veel paaris vaates. Et kui on hea aasta, siis ta on tõeliselt kihvt ja kui on viletsa aasta, siis ta on niru. No võt, selline on ta siis heal aastal. Siin on lihtsalt meie dekoratsioonimaterjalide pesu taustal käimas. Aga ta tõi hästi selle põõsa kuju nagu esile. Ja teine roos, see on nagu tavalisem natuke, et seda ma olen näinud päris mitmes taluaias Eestis. Et ta on selline juulikuus ükskord õitsev ja lõhnab niimoodi, et võtab täiesti hinge kinni. Õis näeb umbes selline välja. Kas on ka tuttav kellelgi? On, aga nime ikka ei tea. Just, vaat see on. Heal lapsel mitu nime. Olen leidnud Soomes on ta mustialanruusu. Osad arvavad, et prantsuse vana sort Minette, aga mingid erinevused on nendega. Ameerikas kutsuvad Banshee, nii et mine võta kinni, heal lapsel mitu nime. Aga ta on selles mõttes kapriisne roosike, et kui on vihmane suvi, siis ta õied tihti ei avane, lähevad lihtsalt pruuniks ja mädanevad ära. Aga kui on jälle hea aasta, et siis nagu sellist lõhna teist ei ole. Vaat. Siis on edasi veel mõned taimed, mis on seal olnud vähemalt nii kaua, kuni Erki mäletab, ehk siis vähemasti 60-ndatest saadik, kui mitte kauem. No jasmiinid, kitsenelad kindlasti on päris vanad ja vastupidavad asjad. Samamoodi sirel ja see kõige tavalisem ja sorditu. Murtud süda on vanasti olnud, aga praegu ei taha ta enam hästi kasvada, kui teda ei toideta. Nii et mul on läinud neid välja ka. Ja siis sellised, ise tulevad, ise külvavad lillekesed nagu meelespead ja kannikesed, mis lihtsalt on, kas tahad või ei taha. Margaretad niisamuti, mul on ilus margareta muru. Piibelehed, sõrajalad, tiigerliiljad. Muide, sama floks, mis sul oli. Täpselt, mulle tundub. Täpselt juhtus ka niimoodi, et Vilma läks Nõmme turule ja müüja ütles talle, et see on väga ilus punane floks. Vilmale meeldisid siuksed tugevad värvid. Et alati, kui mina tõin mingi kauni pastelltoonis taimekese koju, siis ta vaatas seda ja ütles, mis värv see on, see ei ole mingi värv. Et tema tahtis punast floksi ja punase floksi ta sai. No võt. Kresse Vilma istutas alati väga hoolega igal kevadel. Ma olen laisem olnud. Tuleb tunnistada, püüan end parandada. Ja puishortensia ka siis üsna ammu, ma arvan, olnud ja samuti sorti ei tea enam keegi. Ilmselt lihtsalt tavaline liik. See tulp on üks, ütleks, eriti vastupidav sort olnud, nii kaua kui ma mäletan. Ma olen teda juurde ka toonud, ta nimi on Bleu Aimable. Ja ta on ka üks hästi vana prantsuse sort ja nagu see pilt näitab, et ta on nakatunud ka sellesse viirushaigusesse, mis tulbid ilusaks triibuliseks teeb. Ja ta on vaatamata viirusele üsna vastupidav olnud. Ja see on ka üks selline tulp, mille kohta ma olen ainult kuulnud, et kutsutakse talutulbiks, et mingit teist nime nagu ei olegi tal, aga võib-olla keegi teab. Ei tea. Mina ka ei tea. Ja siis on muidugi need tavalised metstulbid, mis paljunevad täiesti kontrollimatult ja siis punased apeltoornid, mis ka saavad endaga üsna ise hakkama. Ja need uuemad tribulised, mis siin pildil on, need
on praegusteks juba kadunud. Noh, tavalised priimulad, sügislilled või sügiskrookused, kuidas keegi kutsub, Hiina laternad, need on kõik siit Vilmapeenrast. Härjasilm ka väga vana ammune. Nüüd natukene lisatud siis neid taimi, mida Vilma on toonud, kas siis väga paljusid ta ilmselt sai Vääna suvilanaabrite käest. Noh, Nõmme turg on ka olnud läbi aegade selline koht, kus neid ikka aeda juurde tuleb. Et siin on siis natuke lapsi ja loomi ka pildile jäänud, et tema mandlipuu, mille ma kahjuks välja rookisin, sest see ajab võsu. See on üks hästi tore pojeng, mida ma omast tarkusest määrasin, et ta võib olla Duchesse de Nemours, aga ma ei ole päris kindel. Igatahes ka imelise lõhnaga lilleke. Üks teine pojeng, mis ma arvan, et ei ole Sara Bernard, sest ta on natuke tumedam, aga heledam kui Matsiroosa. Ja üks natuke uuem Kanada aretis kurdlehisest roosist, mis Nõmmel kasvab täiesti suurepäraselt, ükskõik millise liiva sees. Siis siuke floks on mul, mis on hästi tume lilla ja mida ma ikka poputan nii palju, kui ma viitsin. Siis majas on olnud läbi aegade erinevaid elanikke, üürilisi, kes siis igaüks on nagu midagi juurde toonud. See siin on siis, mida me kutsumegi linnase proua Peenar, et linnase proua oma iiristega. Et see on siis niimoodi, et see iiris elab praeguseni väga hästi, aga vaata Ülane hakkas kiduma sellest saadik, kui see tee-ehitus tuli. Nii et kui see kiviserv ei meeldi sellele Ülasele miski pärast. Et ma iirise sorte olen nagu jälgi ajanud, et mis nad olla võivad, et kõik on nagu küsimärgiga, et kas ta on nüüd flavescence. Seda ma usun isegi, et võib olla. Selles ma nii kindel ei ole, et piltide järgi on teisi sorte, mis on talle justkui rohkem sarnased, aga pilt võib ka petlik olla. Ja no võt, seda ma nüüd ka oletan, et ta on tegelikult üks nagu täiesti metsik iirise liik, mis on üsna sarnane. Aga ta võib olla ka see sordikas. Et veel mõned sellised üsna tavalised vanad lillekesed. See tõnnik on selles mõttes ka hea lill muide, et kui aias on palju tigusid, kes hostad ära söövad, siis selle lillekesega saab hostasid asendada väga hästi, sest tema lehed on karvased ja tigu neid ei söö. Aga moodustavad ka sellise kenametta. Kuutõverohud. On kõik arvatavasti sellised tavalised lilled, mis kõigil aias olemas on. Et, siin on isegi raske öelda, kas ta on ise umbrohuna tulnud või on ta kunagi ka kultuurtaimena olnud, et öölill on tema nimi. Bergeeniad, igasugused astibet, kitsekakrat. See on ka linnase proua irise peenrast pärit. Kirjuliilia. Veel üks vaade siis sellele Vilma Peenrale tema hiilgeaegadel. Ja siis natuke 21. sajandisse tulles siis algul, kui ma seal aiaharimisega Nõmmel alustasin, siis minu käes oli ainult see ülemine kuiv plats, selline parajate kõrbetingimustega ja siis sõitsime lihtsalt ratastega ümbruses ringi ja kaevasime huvitavana tunduvaid taimi välja ja proovisime seal nii-öelda nagu metsikut loodust taastada. Mingi hetk see darwinistlik konkurents toimis täitsa toredasti, aga lõpuks sellest konkurentsis kõige tugevamaks osutus harilik sirel. Et ühel hetkel ma tõssin käed ja andsin alla, et sireli võsuga võidelda ikka ei jaksa, kui sul seal peenar on. Ühel hetkel tegin uue peenra kohale, kus oli pojengi puhmas kasvanud uhkes üksinduses. Et siis talle seltsiks. Lõpuks tulemus oli umbes selline. Hästi paljud on välja läinud seal, ma olen täielik taimemõrvar. Et on ta kunagi olnud näiteks selline, ükski neist fotodest ei ole võimalik uuesti samal kujul taas esitada, et see muutumine on üsna kiire minu aias.
see sama kannuslill, mis minul pidas 2 aastat vastu. Aga ja kahjuks ka Makedoonia äiatar ei suutnud vastu panna, aga ma arvan, et paekivi meeldib talle rohkem. Ma olen ka saanud nüüd kinnitust Mardi jutust, et kellukas on üks lill, mis absoluutselt tahab paekivi pinnast. Sellepärast, et see Nõmmel kõik kellukad, mis ma olen toonud, on kadunud nagu vits vette. Ja mõnikord võib ennast alati lohutada sellega, et oligi lühiealine taim, et ega kõik, mida püsililleks nimetatakse, ei ole ju seda päriselt. Mingil hetkel olid mul sellised kaunid kastpeenrad, siis need vahepeal asendusid ümmargustega ja praeguseks ma kaevasin kõik jälle ümber ja tegin teisiti, nii et nüüd on mul seal maa sees jälle põlluorimine. Üldiselt ma püüan seal lihtsalt maalikunstiga tegeleda. Aga jälle kaduvad vaated. Et mis on nagu tüüpiline 21. sajandile, et juba osatakse rõõmu tunda ka rohelise varjunditest, mida mul on tõesti nagu see juuni lõpp, juuni algus on see üks hetk, kus peaaegu midagi ei õitse ja ma leian, et ma väga kaifin seda aega. Ja isegi nagu püüan midagi soodustada sellist tegevust. Siis igasuguseid vaateid siit ja sealt. Mustad tulbid on mul ühed armsad, kes ikka nagu peavad ka päris kaua vastu, et umbes mingi 5 aasta tagant ma neid üles kaevan. Ja siis ka see, et moodne inimene ju suudab ka nagu umbrohtu vahel hinnata, et siuke võilille muru mulle täitsa meeldib. Seni, kui nad halliks lähevad, siis niidan küll maha. Ja vereurmarohi võib ka olla väga ilus lill mõnikord. Ja muidugi lauk on selline asi, et ma ostsin kunagi 6 sibulat ja praeguseks on ta moodustanud siis sihukese massi. Aga need algsed sibulad on nähtavalt kõrgemad peajagu kui teised. Ja selline tegelikult väga armas valgeõiega kukehari, mida ma ka nagu täpselt määrata ei oska, aga mis on nagu Nõmmel hästi tavaline. On selline asi, millega saab ruumi hästi täita. Siis on mul muidugi see, et inimesed toovad kogu aeg ju taimi kingituseks, ega nad ei mõtle, mis nad teevad, eks ju. Hutsikad tuuakse ka vahest. Näiteks sõbrad hollandlased tõid mulle magnoolia. Ma tegin siis mökk, et kuidas siis nüüd siuke lapsuke. Ja siis ma peale paari kolimist leidsin talle ikkagi aias koha ja tuleb välja, et ta kasvab küll. Ja isegi on täitsa armas. Ja mõnikord ka õitseb. Ja minu poolt olekski kõik.